austatud õpetajad ja külalised, palun teil tõusta lõpetajate tervitamiseks. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatu vaev. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha just naer. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis pruukida suud. Võime lihtsalt just teise jaoks olla. Kui on öö, näiteks vaatame kuud. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käedel andama. Sest te olete siin ja mina olen ka. Ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks kanne, igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja. Ja kui pole, olen ikkagi. Mul on 20, olen kallistaja. Ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käedel andama. Sest te olete Istuge. Annan sõna Noarootsi gümnaasiumi direktorile Laine Põlevasele. Armsad abituriendid, lugupeetud lõpuklasside juhatajad, külalised, kolleegid. Kõigepealt ma tahaksin pöörduda vanemate poole. Ma väga tänan, et te meid usaldasite ja oma kõige kallima vara 3 aastaks meile lubasite tulla. See on väga huvitav aeg noore inimese elus. Kui te 3 aastat tagasi septembris nendega Noarootsi tulite, siis need olid veel üsna lapseoht. Aga vaadake nüüd. Meil on tegemist noorte täiskasvanutega. Aitäh teile! Lugupeetud abituriendid, Eesti riik on otsustanud
et te olete küpsed ja selle tunnuseks saate te täna küpsustunnistuse. Gümnaasiumi lõputunnistus Claudia Pirk. Gleb Fjodorov. Küpsustunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest matemaatikas, rootsi keeles ja inglise keeles. Sella Helts. Erik Koltsov. Lõputunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest rootsi keeles ja inglise keeles. Rando Korb. Liisi Lausen. Romet Lorenz. Gümnaasiumi lõputunnistuse koos hõbemedaliga saab Maris Meelimäe. Ma palun siia ka Marise vanemad. Sättige ennast ära, fotograaf kohe tuleb. Aitäh, suur tänu. Gümnaasiumi lõputunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kirjanduses. Preili president Keter Metsallik. Küpsustunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest eesti keeles ja kirjanduses. Miia Muru.
Õnne-Mai Otep. Küpsustunnistus koos kuldmedaliga. Aiki Kerlin Paap. Ja palun siia Aiki vanemad. Kaiki isa on meie gümnaasiumi lõpetaja. Milline tõsi? Need isalikud on peas. Küpsustunnistus Trevor Piirsalu. Janno Repo. Lõputunnistus koos hõbemedaliga Irene Liis Saar. Ja palun siia ka Irene Liisi vanemad. Küpsustunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest rootsi keeles, inglise keeles ja kirjanduses. Ilona Sappinen. Küpsustunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inglise keeles. Perlika Sepp. Isabel Weber. Sonja-Lotta Veski.
Ja nüüd M-klass. Joosep Ainjärv. Jakob Bergman. Gümnaasiumi lõputunnistus koos hõbemedaliga Saara Jaaniste. Ja palun siia ka Saara vanemad, Noorotsi gümnaasiumi vilistlased. Kolmandast lennust. Gümnaasiumi lõputunnistus koos hõbemedaliga Reimo Karilaid. Palun siia ka Reimo vanemad. Gümnaasiumi lõputunnistus Mihkel Kuku Karindi. Küpsustunnistus koos kuldmedaliga Kadri Kaus. Palun ka Kadri vanemad siin. Küpsustunnistus koos kuldmedaliga Kaur Kirsimäe. Palun ka Kauri vanemaid.
küpsustunnistus koos kuldmedaliga. Kätlin Kärk. Ja palun ka vanemad siia. Anett Lõõke. Jaanus Melsas. Karina Mihhailova. Gümnaasiumi lõputunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest eesti keeles, kirjanduses, rootsi keeles, ajaloos. Frank Oliver Niholm. Dagmar Oidsalu. Karl Ruusmaa. Elina Ruuse. Küpsustunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest rootsi keeles ja inglise keeles. Andreas Sepp. Gümnaasiumi lõputunnistus koos kuldmedaliga. Pavel Zelenov. Palun ka Paveli vanemad siia korraks. Kaisa Pulla. Karoliin Uusmaa.
tunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest matemaatikas, rootsi keeles, ajaloos. Nele-Liis Võhma. Küpsustunnistus koos kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inglise keeles. Elina Üleoja. Lugupeetud vilistlased, ma tahaksin väga soovida, et kuhu te elus ka läheks ja mida te ka ei teeks. Proovige olla ise õnnelikud, siis on teie lähedased õnnelikud ja proovige oma elu elada niimoodi, et kui te saate 100-aastaseks, siis need, kes tahavad teile juubelikõnesid pidada, ei pea häid sõnu otsima. Kõike head teile. Anname sõna Hendrik Krudemoole, Rootsi suursaatkonna asejuhile. Ja, hej, jag heter Henrik Grudemo och jag arbetar på svenska ambassaden i Tallinn. Hendrik on siis Rootsi saatkonnas Tallinnas. Och jag har inte varit i Nukke tidigare, men det första intrycket är väldigt positivt. Ma ei ole kunagi varem Noor-Rootsis käinud, aga esimene mulje on väga positiivne. Och jag vet att banden mellan Nukke och Sverige är mycket starka. Ja ma tean, et Rootsi ja Noor-Rootsi sidemed on väga tugevad. Och att Nukke gymnasium spelar en viktig roll i förbindelserna mellan Sverige och Estland. Ja Noor-Rootsi gümnaasium mängib siis suurt rolli Rootsi ja Eesti vahelistes sidemed. Jag vet förstås också att svenska språket är en viktig del av utbildningen här. Och det är trevligt att kunna tala till er på svenska. Et ma tean ka, et rootsi keele õppimine on suur osa siin saadavast haridusest ja väga meeldiv on teile rootsi keeles rääkida. Och jag hoppas att utbildningen har lett till ett ökat intresse för Sverige och för det svenska språket. Ja ma loodan, et siin õppimine on ainult suurendanud teie huvi rootsi keele ja rootsi vastu. Och jag är övertygad om att ni kommer att kunna bidra till att ytterligare stärka banden mellan våra länder. Ja ma olen täiesti kindel, et teie aitate Eesti ja Rootsi vahelist sidet ainult tugevdada. En del av er kanske så småningom kommer att få ett arbete med en koppling till Sverige. Osa teist võib-olla saab edaspidi sellise töö, mis on seotud Rootsiga. Till exempel på ett av de många svenska företag som finns verksamma här i Estland. Näiteks mõnes Rootsi ettevõttes, neid leidub siin Eestis palju. Men det är förstås en del av framtiden. Ja see on tuleviku küsimus. Just nu så ska ni först och främst glädjas över att ha tagit studenten. Et hetkel rõõmustage selle üle, et te olete lõpetanud gümnaasiumi. Och ett stort grattis till er alla till er examen. Ja teile kõigile väga palju õnne selle puhul. Jag vet att sista året på gymnasiet innebär mycket hårt arbete. Ma tean, et viimane aasta gümnaasiumis tähendab väga palju tööd. Och jag hoppas att ni nu kan få lite välförtjänt vila under sommaren. Ja loodetavasti saate suvel nüüd välja teenitud puhkust nautida. Till sist ett stort tack att vi från ambassaden har fått vara med under ett firande och stort lycka till i framtiden. Suur tänu, et saatkonna poolt saime tulla teie pidustusest osa võtma ja kõike head edaspidiseks teile.
sen har jag ytterligare en viktig uppgift. Mul on lisaks veel üks tähtis ülesanne. Och det är att belöna en särskilt god prestation. Anda autasu ühe väga hea saavutuse eest. Och det är att överräcka ett stipendium och diplom Üle anda üks stipendium, diplom från Riksföreningen Sverigekontakt organisatsioonilt Riksföreningen Sverigekontakt till bästa student i svenska språket. parimale õpilasele rootsi keeles. Och priset går till Pavel Zelenov. Annan sõna Riguldi Noarootsi kodukandiühingu esindajatele Ingegerd Lindströmile ja Karl-Aksel Avelmannile. Austatud külalised ja kallid lõpetajad. On suur rõõm olla siin täna pärast
aastat, me olemme isoleerituna kodus. Aga nüüd me olemme jälle kohal ja saame isiklikult jagada välja 2 preemiat Riiguldi Nuvarootsi Kodukandi Ühingu poolt. Meie esimene preemia läheb õpilasele, kes õppeaasta jooksul on teinud suuri individuaalseid edusamme koolitöös. Ja ma palun siia Kaur Kirsimäe. Ja meil on hea meel, et siin jätkatakse rootsi keele õppimist. Sellepärast meie teine preemia läheb õpilasele, kes on omandanud hea rootsi keele oskuse. Och jag ber att Rando Korv kommer fram. Gratulerar. Ja, me soovime teille kõigile edu tulevikus ja ilusat suve. Aitäh! Sõna saab Noarootsi osavalla vanem Aivo Hirmu. Lugupeetud noored, soovin teile palju õnne Noarootsi gümnaasiumi lõpetamise puhul. Olen kindel, et te olete saanud siit suurepärased teadmised ja hindamatu sotsiaalse kogemuse, mille põhjal on hea edasi minna, kuhu iganes soovite. Ja loodan, et hoiate ka edaspidi kõrgel nii Noarootsi gümnaasiumi kui Noarootsi lippu. Ja nüüd lubage mul Lääne-Nigula vallavalitsuse nimel üle anda Lääne-Nigula medalistidele väiksed preemiasedelid. Kätlin Kärp. Kadri Kaus. Saara Jaaniska. Ilusat suve kõigile. Kooli hümniks palun püsti tõusta ning anname sõna peale seda kuningale Borboros Pikerus Vernachterile. Sinnes
aitäh, väga ilus, väga ilus. Enne kui ma hakkan pihta, eemaldan oma kohmaka krooni. No nii, tervist. Mina olen siis selle gümnaasiumi kuningas ja ma soovin öelda paar sõna. Armsad 12-ndikud. Palju õnne. Ei, tegelikult see nii lühike ei ole. Kuigi see on ikka natuke lühike. Austatud nokkloomad ja tublid õpetajad. Olete pingutanud tohutult ja näinud palju vaeva. Lõpuks on see ennast ära tasunud ja me lehvitame üheskoos 12. klassile ja koolile. Siit edasi avaneb teile peaaegu lõputult võimalusi. Olete kasvanud suureks ja peate haarama oma elu ohjad. Nüüd otsustate teie, mis edasi saab. Kas asute tööle, reisite 1-2 aastat ümber maailma või hüppate koheselt kõrgkooli, kus tõstate oma teadmised uuele tasemele. Kuid siit minema tormates ärgem unustagem helgeid hetki ja unikaalseid inimesi, kes teid mõjutasid. Ma loodan, et neid inimesi oli teil siin palju, nii õpetajaid kui õpilasi, sest just nemad olid need, kes muutsid teie siin viibimise eriliseks. Olgem alati rõõmsad, mõeldes tagasi nendele ainulaadsetele keskkooli aastatele. Ma soovin teile edu ja olen teie kõigi üle uhke. Head aega ja palju õnne, kallid nokkloomad. Elagu Naarotsi gümnaasium ja õukond. Palun siia ette klassijuhatajad Margus Maiste ja Kaili Leht. Palju õnne teile! Ma kõigepealt võib-olla siis räägin korraks kehalise kasvatuse õpetajana nii enda kui Silveri nimel, et teile ei olnud neid pabereid seal, neid kiituskirju ainealaseid, aga me tahaks teile omalt poolt öelda, et me oleme hästi tänulikud kõigile neile, kes peale koolitunde tulid ja selle saali ukse lahti tegid ja võtsid sealt tagaruumist või korvist jälle need pallid ja kõik need 1, 2, 3, 4 õhtut mängisid palli, esindasid kooli spordivõistlustel, et ilma teieta oleks meil kindlasti palju igavam, et suured tänud teile kõikide nende saavutuste eest, mis te meie ruumi karikate näol jätsite. Siis Lennule veel minu poolt üks suur tänu. Ma pidin sellel aastal sööma oma sõnu. Ma olen öelnud, et ma ei lähe ühegi klassi ega lennuga koolilõpureisile või klassireisile kruiisile. Et ma sõin oma sõnad ära, me läksime, me olime ja see oli nagu üliäge, et selles mõttes suur tänu teile, et ei teinud midagi sellist, et keegi teine järgmine aasta võib-olla minna ei saaks, nii et aitäh teile. Siis 12 ka, enne kui me sealt välja astusime, siis ma ütlesin, et ma ütlen teile seal tagaruumis ära, et ma siin mikrofoni ütlen, mul on nii kahju, et ära lähete. Siis te ütlesite, et öelge ikka, muidu nad ei tea teised ka. Et jaa, on ikka kahju, aga süda on hästi rahul. Võib-olla just sellepärast, et õpetaja ütleme, minuga õpetaja inimesena on üks eesmärk ikka olnud, et läbi selle tegevuse, õpetuse, selle, kes mina olen, läheksid siit koolist ära noored, kes muudavad maailma paremaks. Täna, kui ma seal taga istusin ja teid mõlemale poole vaatasin, siis minu süda rahul, ma tean, et te lähete ja muudate selle maailma veel paremaks. Et te olete väga ägedad.
12 ka lapsevanemad, aitäh teile, et need ägedad lapsed meie juurde saatsite, lubasite, usaldasite. Ma olen ikka öelnud, et mul on 2 väiksemat last kodus, kes võib-olla nii väiksed enam ei olegi. Ja siis mul on need suured lapsed siin koolis. Et isegi kui nad mind ei näe, siis ma kogu aeg kuskilt, nad teavad, et ma olen neid jälginud läbi selle ekraanipildi ja stuudiumi ja vaatan neid puudumisi ja hindeid ja oi-oi, kui palju selle 3 aasta jooksul. Ja ma olen isegi ühe korra kurjaks saanud nende peale. Ja ükskord olin kuri ja see lõppes sellega, et ma olin nädal aega väikestes süümepiinades ja tulin järgmisesse klassitundi kringliga. Et selles mõttes on nad ikka väga-väga tublid ja ägedad olnud. Nii, midagi veel. Ahaa. Ja mul on olnud tegelikult päris lihtsalt 3 aastat paus olla. Sellepärast, et meie klassil on olnud just nagu 2 klassijuhatajat, kes seda klassi vedanud on. Et ma arvan, et me kõik teeme Liisile ühe suure aplausi selle eest, mis ta meile, kuidas ta meid hoidnud on, kuidas ta infot on jaganud, kuidas ta teid kõiki utsitanud on, täpselt sama palju võib-olla ka mina, nii et Liisi, tule siia, meil on sulle kingitus. Ja võib-olla selle viimase sõnumina ma mõtlesin, mida võiks öelda nagu sellist, mis jääks teile. Et võib-olla see sama läbi selle 3 aasta, mis ka on olnud, et igast takistusest on läbipääs. Ja kui sulle tundub, et mitte kuidagi enam ei saa, siis otsi need inimesed ja need kohad, kes näitavad sulle, et saab. Head teed teile. No nii, kui anin prillid ette, siis kindlasti tekib veel küsimus, et mida mul varjata on. On, pisaraid on varjata. Kunagi 3 aastat tagasi maikuus panin näoraamatusse ühe postituse. Täna toimus Noarootsi kihelkonnas koolilaste katsumine. Et välja selgitada, kes tahavad sügisel siin koolis tarkust taga nõuda. Kas neist saavad head antvärgid, kellelgi hele lauluhääl või kes on tubli jõukorrastuses. No 3 aastat on möödanud, mingi pilt on ette kerkinud. Ja pagan võtaks, te olete koolis käinud hirmsal ajaloolisel ajal. Vaevalt olite pool aastat, midagi rohkem kui pool aastat käinud, kui tuli selgeks õppida sellised sõnavärdjad nagu kaugõppe, digitund, koroonaviirus. Pool aastat see aja jooksul läks kaduma, ma ei tea mille peale. Viimasel ajal siia ilmapalli mööda ratsutavale viirusele tuleb juurde ka kusagil kõmmisev sõjakõu. Ja nii te siis saite selle ajaga hakkama. Kui nüüd öelda, pöördun korra M-klassi poole. Tänapäeval öeldakse, et ärge andke inimestele valminud vilja, andke seeme. Ärge andke nendele kala, andke õng. Ma teie lõputunnistuse vahele panin ühe õngekonksu. Tõsi, see oli eriti suur, on soovitus teile. Ostke ajaloораamatuid, eestikeelseid ja eestimeelseid. Ja kui ma nüüd selle jutu kokku võtan, ilmselt täna panen uue teksti kirja. Noarootsi kihelkonnas lasti lendu hulk koolilapsi. Kaunid Eestimaa nurmed vajavad õppinud põllumehi. Meri tahab saada inimesi, kes vedavad merd. Koolilapsed vajavad õppinud koolmeistreid. Haiged vajavad tohtreid ja eelkõige Eesti vajab tublisid tööinimesi. Ilusat lendu teile! Sõna saavad lõpetajad.
Istud veel või? No teeme siis ühe klassi kaupa. Tere ka minu poolt. Nad küsivad meilt, et kelleks me saada tahame. Loomaarstiks, politseinikuks, presidendiks. See oli umbes sel ajal, kui me lasteaias käisime. Nad küsivad meilt uuesti, kelleks me saada tahame. Gümnaasium on nii tükk aeg, küll ma välja mõtlen midagi. Ja siin me oleme. Kallid klassikaaslased, kelleks te siis saada tahate? Eks me näe, on ju lootust, et mõnest meist saabki loomaarst või politseinik või isegi president. Kuid enne veel, kui me järgmise eluetapi juurde läheme, meenutame natukene meie seiklust siin Noarootsis. Seda võib võtta kui 3-aastast seiklust ja sõitu Ameerika mägedel. Me tulime, et näha ja teha. 12 K-klass. Jätke meelde Rando lai silmaring, Oliveri must huumor, Sella küpsetised ja Perlika kui jutukaaslane. Eeriku kuldse retriiveri energia, Aiki Kerlini tarkus ei täispea, olge uhked kleebi üle. Spordimees otse Narvast, 0-100, vaiksest poisist, kes eesti keelt ainult natukene rääkis, sai noormees, kes nüüd ainult jutustaks. Kallistagem kõiki meie klassi poisse. Nad on ju arvuliselt meie seas vähemuses, kui nad on alati oma jõu ja nõuga meile abiks olnud või siis 10-minutilise hilinemisega. Ja ehk jätate ka mind meelde, kui klassivanemad, kes andis alati endast kõik, et meil oleksid toredad koosviibimised ja klassireisid. Ja muidugi, kõige tähtsam, meie Kaili. Ma arvan, et me oleme ühel arvamusel, et teda jääme meenutama kui kõige suurema südamega ja kõige vastutulelikumad klassijuhatajad. Aitäh, Kaili, aitäh, et meie eest hoolt kandsid. Ja muidugi meie õpetajad, kes siis neid unustada saaks. Ma arvan, et me oleme igaüks leidnud endale selle ühe õpetaja, kes on neile kuidagi meelde jäänud või tähtsaks saanud, kuid suuremas pildis nad teevad kokku ühe tubli kollektiivi, kes oma tarkusi edasi andes tegid just meist need kõige targemad gümnasistid. Mina jään teid oma südame päiksepoolsemas nurgas hoidma, kui kõige värvikamad punti noorukitest, kes kokku tegid kõige armsama tiimi, 30. lennuk H-klassi. Aga teame või ei tea, et kelleks me saada tahame ja kuhu vette pea ees hüppame. Küll meil on aega. Meil on aega leida oma tee ja oma kutsumus. Keegi ei tea, kuidas õigesti elada. Selleks ei ole mingit õiget või ühte õpetust ette antud ja kõige elutee kujuneb välja nii erinevalt. Meil on aega, et vigu teha, esimest korda veenäite võtta ja arveid maksta, aru saada, et tööl käimine võib natukene sakkida, aga palgapäevad on magusad. Meil on aega armuda, tutvuda uute inimestega, näha uusi kohti, reisida ja kõige muu jaoks on ka aega, kõige jaoks, mida hing ihaldab. Just meie oleme tänase päeva kangelased ja kogu ülejäänud elu valitsejad. Kallid klassikaaslased, valitsege oma maailma täie uhkusega. Teis on midagi, mida on maailmal vaja. Teis on sära, mis mind teeb klassivanemana õnnelikuks. Aga kallis klassikaaslane, kasuta ära oma aega. Haara kinni kõigist võimalustest. Kandideeri sellele erialale ülikoolis, mis sind huvitab, isegi kui arvad, et sa ei pruugi sisse saada. Tee seda, mis su hinge täidab. Sa elad iseenda jaoks, tee iseendale head. Ükskõik, mida keegi õppima suundub või mida üldse edasi teeb. Ma loodan üht. Ma loodan, et te olete õnnelikud. Täis elujõudu ja peale hakkamist. Olgem valmis täiega rokkima. Lapsevanemad. Vanemate linnupojana kogun hoogu ja julgust, et tiibadesse hoogu saada ja lendu tõusta. Uute seikluste ja sammukese lähemale iseseisva elu suunas. Aitäh, et tulite, tegite ja olite. Aitäh, et koos lõpuni pingutasime. Aitäh, et hoolite ja armastate. Aitäh, mu kallis Noarootsi. Hei too. No tere, või nagu siinpool vist kombeks, hei.
külalistest ja kallite lõpetajate vanematest, kes meid veel ei tea, siis mina olen Reimo, 12. M-klassi lõpetaja ning mu kõrval seisab samuti 12. M-klassi lõpetaja Dagmar. Seisame siin täna teie ees, et pidada teile väike kõne, aga ärge muretsege, me ei tee seda klassikalist tuult tiibadesse kõne, sest me usume, et sellist kõne on juba paljud kuulnud. Me Dagmariga võtsime eesmärgiks selle kõnega pigem kokku võtta need imelist, kuid omamoodi rasket 3 aastat, mis siin praegu lõppemas on. Nii. Alustame siis ikka algusest. Ma usun, et paljud vanemad on siin ilmselt alles teist korda, enam-vähem täpselt samamoodi nagu 3 aastat tagasi, kui siis veel teie mitte täisealised lapsed olid mingil täiesti arusaamatul põhjusel otsustanud kodust lahkuda ja paljude puhul tulla õppima teise Eesti otsa siia Pürksi Noorotsi gümnaasiumisse. Kindlasti, küll mitte kõigi, aga enamuste jaoks see sisuliselt tähendas tegelikult mingil määral kodust välja kolimist. Mina näiteks sattusin siia Raplast ja Reimo Tallinnast ja paljud meist on tulnud veel kaugemalt, kuid see ongi ju asja võlu. Üsna suurel määral me olime kõik omavahel võõrad, kuid juba 29. augustil 2019 ühendas meid kõiki üks mõttekäik ja tundmatu olev Noorotsi gümnaasium. Meie pikk, kuid kiiresti läinud teekond algas rebaste ristimisega või siis retsiga. Me ei hakka sellest väga pikalt jutustama, kuid siiski tooksin välja ühe ereda momendi, mis ma usun, et on meil kõigil veel üsna mälusopis sees. Oli üks septembrikuu varajane õhtupoolik, kui meid aeti meie ühikatest mõisasaali ning seal ootasid meid armsad jumalad, eesotsas Juhandi ja Ivanšik. Meid aeti ringi ning mis nüüd ümberringi vaadates oli aru saada, kuidas meil kõigil oli näol see üks sama segaduse silme, et mis nüüd toimub. Selle momendi aga peatasidki just eesotsas nimetatud isikud, kes tegid meile selgeks, et igal lennul siin on koolis oma lennulaul ning et nüüd esitavad nemad meile meie oma. Kuskil kõlarist hakkas kostma vene hümni meloodia ning Ivanšik ja Juhandi päästsid oma häälepallad valla. Olnud on meile ette laulnud, tuli meie kord ja ma usun, et te kõik mäletate, et meil ei tulnud see esimest korda sugugi hästi välja. Ivanšik nimetas seda lausa kohutavaks, kuid siiski see sai tehtud ning päevi hiljem oli see laul meil selge ning ilmselt kui oleks vaja, saaksime praegugi sellega hakkama. Kerime veidi aega edasi ning retsiperiood oli läbi. Me kõik olime omavahel enam-vähem tuttavaks saanud ja hakkasime harjuma mõttega, et järgnevad 3 aastat mööduvad ühikas ja mõisa ja koolivahet lühtides. Ka õpetajatega olime tuttavaks saanud ning ära harjunud ehk et kätte jõudes igav aeg, kus tundus, et enam ei olegi midagi uut. Aga oi, kuidas me eksisime. Pürksis on alati midagi uut ja alati on midagi natuke teistmoodi kui mujal. Esiteks muidugi ühikalu. Uueks reaalsuseks oli saanud igapäevaselt omale söögi tegemine ning koristusgraafikud, mis alguses olid ilmselt paljudele harjumatud. Aga ma võin teile kinnitada, et need 3 aastat on pannud ka poisid, kes ainult kiirnuudid oskasid teha, sõna otseses mõttes kokkama. Ning kui tüdrukutel ei ole enamasti koristamine puhtuse hoidmine probleem, siis poistel vahepeal on. Aga ka seda on suutnud need 3 aastat muuta. Kindlasti ei anna poiste ühikat võrra kui tüdrukut omaga, aga ma arvan, et ka meie kallid komandandid nõustuvad minuga, et tegelikult ei olnud ka poiste ühikatel väga vigagi, kui vaadata väga üldist pilti muidugi. Lisaks koristamisele ja söögi tegemisele õppisime me ühikas lahendama igapäevaseid muresid, nagu näiteks kuidas vahetada tolmuimeja kotti. Ning kes läheb toob täna vetsupaberit või kuidas kasutada torusiili või kust me jälle omal uue harja saame, sest eelmise juba me laenasime teistelt. Need olid täiesti tavalised igapäevased probleemid ning see teeb ühikaelu ning ühiselamutega gümnaasiumitest veidi erilisemad gümnaasiumid, kui seda on tavalised linnakoolid. Nagu enne mainitud, olid meil ka komandandid ning kahjuks neist üks enam ei ole nii aktiivne kui meie alguspäevadel. Aga kes juba unustanud, siis ma tuletan teile meelde teie esimese kohtumise Väinoga. See ilmselt nägi välja kuidagi nii, et üks hetk kuskilt käis taskulambis ähvatus ja järgmine hetk sa kuulsid lauset, nii, kes meil siin on? Ja nii peaaegu iga päev. Ning kui sul läks natuke halvasti, võis juhtuda ka peale öörahu, siis võis juhtuda, et pidi veidi pikemalt Väinoga jutustama. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem hakkas kohale jõudma, et Väino on üks Pürksi osast. See taskulambis ähvatus öösel su tuppa läbi akna või välisukse krigina andis sulle kohe aimu, kellega või millega on tegu. Aga ega Väino üksi kõike ei teinud. Puhtuse ja korra eest hoolitsesid Rausa ja Elna, kes vahepeal võisid ka veidi oma häält tõsta, sest kraanikauss oli jälle ääreni nõusi täis või nagu vanakas kombeks olid kohvitassid jälle laiali.
Ka kohvi oli see, mis muutus igapäevaseks pürksis, sest rasked pikad päevad ning veel pikemad õhtud tegid hommikuti tõusmise isegi Enna ja Rausa või Väino äratusega üsna raskeks. Seega lahenduseks oli üks korralik tass kohvi ja uskuge, ka need, kes enne siia tulekut ei joonud kohvi, hakkasid siin seda jooma. Ja no muidugi teeb pürksist täielikult kui pürksiks hall, vihmane ja tuuline päev, sest kui tõesti täna on meil vedanud ning päike paistab, siis enamasti siin see nii tegelikult ei olnud. Ja sa tihti tegelikult ei saanudki aru, mis aastaaegselt täpsemalt on, aga üks on kindel, sadagu väljas vihma või lund, koridoris ootasid sind ikka plätud ja vihkukapist leitud jaht. Muidugi ei saa me üle ega ümber koroonast ning kahjuks või õnneks oleme meie see lend, kellelt rööviti 3 gümnaasiumiaastast 2 ära ning üsna arvestava osa pidime me kodus iseseisvalt õppima. Aga see ei tähenda, et midagi oleks oluliselt muutunud, sest ikka ja jälle nägid, kuidas mõnda tundi su need samad armsad klassikaaslased ei jõudnud, kes poleks seda ka koolis teinud. Seega isegi kodus olles olime me oma mõtetega kõik koos pürksis ja koolis. Ja tänu sellele ootasime me kõik teatud mõttes, et suvi lõppeks kiiremini ning saaks tagasi juba mõelda vanake poiste kiusamisele ja mis valendatega siis homne rootsi keele töö tuleks ära teha. Rootsi keel ei olnud ainus raskus siin koolis, lisaks svenskale valmistasid raskust ka paljudele bioloogia ja lai matemaatika ning ma olen enam kui kindel, et nende 3 ainete pärast on nii mõnigi mõelnud, milleks, kas mul ikka on vaja teada seda geenitehnoloogiat või vektoreid matemaatikas või seda, kuidas rootsi keeles erinevate tegusõnade vormid on. Sellised ongi olnud need aastad siin pürksis ja on olnud tõuse ja mõõnu, kuid kõige tähtsam on see, et vaatamata kõigele on need öised õppimised köögis või ühikuvoodis ära tasunud ning me oleme jõudnud siia. Ja kui me ennist ütlesime, et see ei ole selline tuult tiibadesse kõne, siis andke ma andeks, kallid lõpetajad, tuult tiibadesse, vises. Ma tegelikult kutsuksin 12K ja Kaili korraks siia ette, et meil on midagi seal laua taga üle anda. Siinkohal oli võib-olla hea korraks veel öelda seda ka, et mul jäi kõnesse ütlema, et nad on ikka parajad šuurikud. Ma kartsin seda kingitust, kui ma siia ette tulin, sest ma ei tea, mida nad välja võisid jälle mõelda. Ma kardan tohutult kõrgusse ja nad tegid mulle sünnipäeva kingituseks sellise kingituse, mida ma pean minema sinna päris kõrgele. Ma ei mäleta isegi mitu kilomeetrit ja kui kaua ma sul üleval pean püsima. Nii et aga ma teen selle ära. Aitäh teile!
nüüd saate õnnitleda meie päevakangelasi. Koguneme 10 minuti pärast mõisa ette, et teha ühispildid koos õpetajatega. Aitäh!